BDS Park Slope'is The New York Timesi nõue vastutuse kohta. Ja kuidas häirida rahvusvahelist ökosüsteemi, mis toidab kasvavat antisemiitlikku laimu, hirmutamise ja diskrimineerimise kultuuri. Me uurime uusi õiguslikke vastuseid sellele ohule. Mina olen Elana Masel-Diamond ja see on Basic Law. Tere tulemast tagasi saatesse, Mark. Suur tänu, et oled siin. Aitäh, et mind kutsusid. Alati on see privileeg. 29. mail esitas ENIAC, kes esindab New York Timesi institutsionaalset aktsionääri, ettevõttele ametliku nõudekirja. See kõik puudutab nüüd Christophe Veergu muidugi. Selles süüdistatakse Iisraeli julgeolekujõude Palestiina vangide kohutavas väärkohtamises. Sealhulgas ja kuni selleni välja, et kasutati koeri igasugusteks seksuaalseteks rünnakuteks, mis on muidugi mitte ainult laimav, vaid ka naeruväärne. Te ei sihi ajakirjanikke, te ei sihi toimetajaid. Teil on juhtumi kohta teine teooria. Ja arvestades, et eelmises osas rääkisin ma tegelikult Alan Dershowitsiga sellest, kui keeruline oleks kohtusse kaevata esimese paranduse kaitsjate tõttu. Mind huvitab väga mõista, mida see juhtum või vähemalt see kiri üritab saavutada. Ja kuidas see ei lähe vastuollu selle väga kõrge ajakirjandusvabaduse kaitsestandardiga. Muidugi, professor Dershowitsil on ühe asja osas õigus. Traditsiooniline USA laimukaasus suure ajalehe vastu on keeruline. Eriti kui sihtmärk, nagu teate, on Iisraeli või Iisraeli ametnikud, sest valitsusasutus ei saa tavaliselt laimu eest kohtusse kaevata. Esimene muudatus annab väga kõrge lati. Aga see pole siin ainus juriidiline küsimus. Küsimus, mida me küsime, ei ole see, kas Iisrael saab New York Timesi laimu või laimamise eest kohtusse kaevata. Küsimus on selles, kas New York Times järgis enne avaldamist ning seejärel loo kaitsmist ja oma seisukoha kinnitamist omaenda riskijuhtimise, toimetuslike, vastavuse ja juhtimise protseduure, kui avaldati artikkel, mis esitas erakordselt tõsiseid süüdistusi, eks. New York Times ei ole lihtsalt ajaleht, see on börsiettevõte. See ütleb oma aktsionääridele korduvalt SEC-le esitatavates aruannetes, et usaldusväärsus ja usaldus on tegelikult selle põhivarad. Nii et kui New York Times avaldab midagi nii plahvatuslikku, eriti teemal, kus on maine, õiguslik ja äririsk, ilmselge risk, on aktsionääridel õigus küsida, kas juhatus ja juhtkond tegelikult tegid oma tööd nii, nagu nad olid lubanud. See ei ole seega otsete esimese paranduse ümber. See on eraldi küsimus. See on ettevõtte õiguse vastutuse mehhanism. Me ei palu kohtul, olgu see väga selge, otsustada, kas New York Timesi poliitika on hea või halb. Me küsime, kas ettevõte järgis oma enda reegleid, enne kui riskis oma usaldusväärsuse, maine ja aktsionäride väärtusega. Kas te saaksite veidi rohkem selgitada, kas idee seisneb selles, et juhatus oleks seda artiklit enne avaldamist näinud? Või mida täpselt te püüate selle juhtumiga seoses kindlaks teha? Kuulake, mida me küsime, on see, et me tahame teada, kas toimus tegelik ülevaatus või lihtsalt formaalne kinnitamine, eks. Kas nad tegelikult kontrollisid faktilist alust? Kas nad hindasid allikate usaldusväärsust? Teate, kui endine peaminister ütleb, et tema sõnu on valesti esitatud, siis ma ei tea, kas nad arvestasid juriidilise ja mainekahju riskiga. Nad rakendavad samu standardeid, mida nad väidavad rakendavat oma tavapärases kõrge riskiga kajastuses. Kas keegi tõstatas need küsimused juriidilistele standarditele või juhtivtoimetajatele või juhatusele? Seda tüüpi küsimused. Nii et olete küsinud raamatute ja dokumentide, menetluste, poliitikate kohta. Mis esimene küsimus oleks, kas te arvate, et saate positiivse vastuse ja te tegelikult saate need materjalid kätte? Aga teine küsimus oleks, kas see nii on või mitte. Mida te arvate, et te selle avastaksite? See on hea küsimus. Kui nad on targad, ja seni pole olnud märke, et nad oleksid targad, aga kui nad on targad, siis nad annaksid meile kõik, mida me küsime, sest teoorias ei tohiks neil olla midagi varjata. Nüüd on 3 võimalust, kui me asju saame. Esiteks, Timesil on tõsine protsess ja nad järgisid seda. Väga hea. Kui see on tõsi, siis näidake meile lihtsalt dokumente. Teine võimalus on see, et neil on tõsine protsess, aga seekord jätsid nad selle vahele. See on tõsine juhtimisprobleem. Kolmas võimalus on see, et neil polegi tegelikult selle riskikategooria jaoks mingit sisulist protsessi. Ja ka see on tõsine valitsemisprobleem. Jällegi, aktsionäärid ei pea tõestama, et lõplik artikkel oli laimav, enne kui nad saavad neid küsimusi esitada, kas ettevõtte usalduskohustusega isikud tegelikult jälgisid tõsist ja etteaimatavat riski. Nii et meil on väga vedanud, et meie meeskonnas on selliseid inimesi nagu Anette Alon-Beck, kes on üks riigi tähtsamaid ja mõjukamaid ettevõtte väärtpaberite professoreid.
meil on nõustajad nagu härra Carri Epstein. Kaari on nüüdseks pensionil, kuid ta oli kunagi Greenberg Traurigi, ühe maailma suurima advokaadibüroo, ülemaailmse ettevõtte ja väärtpaberipraktika juht. meil on selles valdkonnas tõsised, mõjukad ja tähtsad inimesed, kes juhivad seda kohtuasja ja aitavad meid kõrvalt. Selles episoodis hakkame me põhimõtteliselt läbi käima mõningaid erinevaid õiguslikke samme, mida te olete hiljuti astunud ja püüame selle kõik kokku tuua, et arutada Park Slope'i ning ka Iisraeli musta nimekirja kandmist ÜROs, kui mitte veel mõningaid muid teemasid. Ma tahan, et vaatajad oleksid teadlikud, et me ei keskendu ainult sellele. Aga ma tahaksin korraks vastu vaielda ja öelda, tead, kuradi advokaadina ajakirjanikud on aastakümneid, eks ole, riskinud igasuguste karistustega, et kaitsta oma tööprotsesside märkmete ja allikate konfidentsiaalsust. Ja siis? Seda võiks teoreetiliselt kujutada kui katset kasutada õiguslikke mehhanisme selle kaitse äravõtmiseks. Lihtsalt sa kasutad ettevõtte juhtimist, mitte ei vaidlusta otseselt sõnavõttu. Kuidas sa sellele vastad? See ei ole mitte mingil moel, viisil ega kujul see, mida me teeme. Lubage mul olla täiesti selge. On tohutu ja oluline erinevus selle vahel, kas nõutakse konfidentsiaalset allikamaterjali või küsitakse avalikult ettevõttelt, kas ta järgis oma enda valitsussüsteeme ja kas need süsteemid toimivad korralikult. Me ei ütle mitte mingil moel, viisil ega kujul, et andke ajakirjaniku märkmik üle. Me ütleme, et kui avalik ettevõte ütleb aktsionäridele, et usaldusväärsus on nende põhiväärtus ja siis avaldab veeru, mis esitab tõsiseid ja ma ütleksin isegi, et naeruväärseid valeväiteid, siis on aktsionäridel õigus küsida, kas nad järgivad oma enda poliitikaid. Vaadake, kohtud on võimelised neid eristusi tegema. Nad saavad sellega hakkama. Nad töötlevad tundlikke materjale. Nad saavad kustutada, mida iganes vaja kustutada. Võib olla privileegide logisid, konfidentsiaalsuskorraldusi. Vajadusel saab teha ka kinnise istungi läbivaatuse. See piirab kindlasti igasugust allika tuvastamist võimaldavat materjali, eks? Toimetuse tundlikkus on tõsine mure, aga see ei tähenda täielikku puutumatust ettevõtte juhtimise eest. Esimene muudatus kaitseb ajakirjandust, kuid see ei kaota usalduskohustusi. Ja kui tundub, et on olemas hea alus eeldada, et usalduskohustusi on tõepoolest rikutud, mis on siis järgmine samm? Kui nad taas avavad dokumendid, siis vaatame lihtsalt protsessi läbi ja nad näitavad tõsist heauskset protsessi. Olgu, see on üks võimalik tulemus. Me ei nõustu selle artikliga, kuid ettevõtte juhtimise seadus puudutab protsessi, mitte tulemusi. Kui nad näitavad, et ettevõtte tõepoolest eiras tõsiseid ohumärke, sealhulgas seda, et nad ei kontrollinud erakordseid väiteid, eks. Kui organisatsioonid nagu Ameerika Kenneliliit peavad tegema avalduse, et meie arvates see ei vasta tõele. Ma ei tea, kas see oli nemad või keegi sarnane, aga kui nad kohtlesid näiteks Iisraeli vastaseid süüdistusi või muid selles artiklis esitatud süüdistusi teisiti kui teisi kõrge riskiga väiteid, siis see tekitab hoopis teistsuguseid küsimusi. Ja kui nad ütlesid, et me usaldame oma kolumnisti, siis see ei ole vastus, eks ole. Usaldus ei ole kontrollisüsteem. Avalik ettevõte ei saa sellist ettevõtte riski lihtsalt delegeerida, sellepärast et inimesel on kuulus nimi, eks ole. Tegelikult, mida prestiižikam on kirjutaja ja mida pöörasemad on tema väited, seda olulisemaks muutub protsess, sest vastasel juhul muutud sa nagu ühinenud rahvaste organisatsioon, eks ole. Kus prestiiž asendab tegelikku kontrolli. Õige, need on siis need 3 asja. Aga mis juhtub siis, kui sa eeldad, et on toimunud rikkumine, kui sul on piisavalt tõendeid, mis seda viitavad? Sa esitad aktsionääri derivatiivse vastusagi. Millal nad peavad sulle vastama? Nende tähtaeg vastamiseks on sellel reedel. Nii et me peaksime üsna kiiresti teada saama, kas peame selle nõude jõustamiseks kohtusse minema. Olgu, vaatame siis korraks Park Slope'i poole. See oli veel üks suur lugu eelmisest nädalast. Ma arvan, et praeguseks teavad seda enamik inimesi, kuid Park Slope'i toidukooperatiiv hääletas 67% häälteenamusega, et eemaldada Iisraeli kaubad oma riiulitelt. Ja nad tegid seda pärast seda, kui nad olid muutnud ka oma sisemisi hääletusprotsesse. Ja seega esitate või ähvardate esitada nende vastu diskrimineerimiskaebuse vastavalt New Yorgi osariigi seadusele. Ja see seadus, sa võid muidugi täpsemalt selgitada, aga minu arusaamist mööda keelab äriliste mustade nimekirjade koostamise rassi, rahvuse ja muu sellise alusel. Kas sa saad sellest loost veidi rohkem rääkida? Muidugi, ja ma ütlen kohe ära, et me ei saada kunagi nõudekirja, kui me seda tõsiselt ei mõtle. Me tahame, et nad taanduksid, aga kui ei, siis me kindlasti kavatseme kohtusse pöörduda. New Yorgi seaduses on konkreetne boikotivastane säte.
See teeb ebaseaduslikuks boikoteerimise, musta nimekirja kandmise või keeldumise inimeselt ostmisest, müümisest või temaga äri tegemisest. Nende kaitstud tunnuste tõttu, mille hulka kuulub ka rahvuslik päritolu või selle isiku omanike, liikmete, töötajate või kaaslaste kaitstud tunnuste tõttu ja nii edasi. Nii et taaskord, mida ühistu tegi, oli see, et nad võtsid sõna otseses mõttes vastu riigipõhise boikoti, eks. Iisraeli kaubad kui Iisraeli kaubad. Ja taaskord, samal koosolekul eemandasid nad ka, nagu sa mainisid, boikotide puhul 75% erienamuse nõude. Nii et küsimus on siin selles, kas New Yorgi ettevõte võib keelduda kaupadega kauplemisest lihtsalt sellepärast, et need on Iisraelist. Ja meie arvates on vastus ei. Ma mõtlen, et ma tahan lihtsalt veel kord täielikult mõista seda loogikat. Kas eraettevõttel ei ole õigust ise otsustada, kus ta oma riiulid kaupa täis laob? See on tõesti hea küsimus. Sõna era selles kontekstis ei tähenda, et tsiviilõiguse seadused ei kehti. Las ma toon sulle näite. Restoran võib olla eravalduses, eks? Klubi võib olla eravalduses. Kauplus võib olla eravalduses. Ka selline ühistu võib olla eravalduses. Aga kui sa tegutsed kaubanduses, võib New York öelda, et sa ei tohi kaubanduslikes algatustes diskrimineerida kaitstud kategooriate alusel, eks? Liikmetel võivad olla poliitilised vaated. Nad võivad Iisraeli kritiseerida. Nad võivad pooldada mida iganes nad tahavad. Nad võivad keelduda toodete ostmisest individuaalselt. Aga mida nad ei tohi teha, on võtta äriühing ja muuta rahvusliku päritolu diskrimineerimine poepoliitikaks. Kas see on teiste riikidega ka üles kerkinud? Milline on selle kohta kohtupraktika? Teiste riikide puhul. Jah, teiste riikide kaupade ja muude juhtumite puhul. Kui palju teisi ettevõtteid sa tead, kes on selliseid samme astunud? Tead küll. Sa tegelikult ei mida? Sa tegelikult ei näe, et nad läheksid teiste riikide vastu mingite teiste niinimetatud inimõiguste rikkumiste pärast. Ja see ongi üks märk diskrimineerivatest topeltstandarditest. Ogu. Nii et sinu nõudmine on, et nad teeksid täpselt mida? Et nad tühistaksid boikoti, et nad täidaksid riiulid uuesti. Et nad. Kõik eelnev. Lõpeta diskrimineerimine, tõesti. Väga lihtne nõue on lõpetada diskrimineerimine ja kõik su probleemid kaovad. Aga kas see, mis siin juhtus, ei ole siis põhimõtteliselt seotud sellega, et nad läksid ja teatasid sellest? Kui nad oleksid lihtsalt ettevõte, kes otsustas lõpetada hummuse müümise teatud pakkujatelt, siis sa ei saaks seda seost näidata. Õige. Ma mõtlen mingil määral, kui sa teed selliseid asju vaikselt, ilma sellest suurt numbrit tegemata, ilma sellise avaliku antisemiitliku retoorikata nagu nemad, siis nad oleksid ilmselt pääsenud. Aga tead, ma ütlen seda tihti. Hea asi kasulike idiootide juures on see, et nad on ikkagi idioodid. Ja nad teevad selliseid asju, nagu kuulutavad välja, hei, teeme rahvusliku päritolu keelu. Ja samal ajal kasutame seda foorumit selleks, et diskrimineerida ja ahistada juute. Kui palju saavad nad kasutada seda fakti, ja ma arvan, et sa mainisid seda oma kirjas, kui palju saavad nad kasutada seda fakti, et sellel hääletusel olid juudid mõlemal poolel? See ei oma üldse tähtsust. See ei lükka väidet ümber. Vaata, kodanikuõiguste seadus ei küsi, kas iga juut sellega nõustub. See küsib, kas vaidlustatud käitumine diskrimineerib kaitstud tunnuse alusel. Punkt. Ma olen kindel, et oli naisi, kes olid naiste õiguste vastu. Ja ma olen kindel, et erinevatel aegadel oli tõenäoliselt mustanahalisi ameeriklasi, kes ei nõustunud kodanikuõiguste strateegiatega, eks. Sisemine erimeelsus kaitstud kogukonna sees ei legaliseeri diskrimineerimist selle kogukonna vastu. Ja veel kord, lihtsalt selguse huvides, see ei käi isegi juutide kui juutide kohta, eks. Ma arvan, et see on paragrahv 296. Sealt räägitakse rahvusliku päritolu boikottidest ja mustadest nimekirjadest. Nii et Iisraeli tootjad ja Iisraeli omanduses olevad ettevõtete omanikud ei pea olema juudid. Ettevõtted, kellel on Iisraeli tarnijad, isegi ärid, mis on seotud Iisraeli partneritega, võivad kõik olla mõjutatud. Nii et see ei jää kunagi kenasti ühe religiooni piiridesse. See ei jää isegi kenasti ühe geopoliitika raamesse. See loob vaenuliku keskkonna juutidele, iisraellastele, Iisraeliga seotud inimestele ja kõik need on kaitstud tunnused. Olgu? Parandage mind, kui ma eksin, aga ma arvan, et halduslikud kodanikuõiguste kaebused võivad uurimisjärjekordade tõttu venida kuude või isegi aastateni. See võib selles olukorras olla selgem juhtum. Aga teate, enne kui jõutakse mingisuguse siduva jõustamiseni, võivad Iisraeli tooted ikkagi riiulitelt eemal püsida, eks? Nii et neil on tõeline võimalus leevenduseks, kui nad jäävad selle seisukoha juurde. Jah, sul on õigus. Administratiivorganid võivad üldiselt olla aeglased. Nii et see leevendus ei tule kindlasti üleöö, välja arvatud juhul, kui nad võtavad mõistuse pähe ja teevad õiget asja.
aga tead, õiguslik protsess on oluline juba enne lõplikku otsust. See sunnib ühistut ametlikult selgitama oma poliitikate aluseid. Ja see annab ka kõigile mõjutatud tarnijatele, liikmetele ja tarbijatele võimaluse endast märku anda. Pärast selle kirja esitamist on meiega liitunud palju inimesi. Ja see viib täiendava uurimiseni ning loodetavasti ka parandusmeetmeteni. Ja samal ajal, kui sa seda teed, on ka erinevad paralleelsed surveallikadeks. On mainega seotud surve, võimalik, et ka partnerite surve, eks. Nad võivad üsna kiiresti avastada, et see, mida nad peavad lihtsalt sümboolseks aktivismiks, toob endaga kaasa reaalseid õiguslikke ja ärilisi tagajärgi. Seega pole eesmärk ainult tooted tagasi lettidele saada. Eesmärk on näidata, et sellised ärilised mustad nimekirjad ei ole kuludeta ning need ei ole kaitstud kodanikuõiguste kontrolli eest. Ja kui sa nendega tegeled, pead arvestama tagajärgedega. Okei, rääkides mustadest nimekirjadest, siis sinu juriidilised pingutused jõuavad nüüd kohtusse. Samal ajal on ÜRO ametlikult lisanud Iisraeli julgeolekujõud oma ülemaailmsesse musta nimekirja ja osalistest, keda kahtlustatakse seksuaalvägivallas konfliktipiirkondades, kes sellesse nimekirja lisatakse. Sel aastal on seltskonnaks Hamas ja Venemaa. Enne kui me hakkame neid erinevaid teemasid kokku siduma, mis on selle sammu tähendus? Mis puudutab rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt iisraellaste vastu välja antud vahistamismäärusi või seda lõputut kohtuasja rahvusvahelises kohtus, mis kestab vähemalt 2029 aastani, kui mitte kauemgi. Ma mõtlen, selle tähendus on see, et me elame täiesti pöörases maailmas. Mõnikord lihtsalt sa ei suuda seda kõite välja mõelda. Aga vaata, isegi ÜRO peasekretäri raport ei ole süüdimõistmine. See ei ole kohtuotsus. See ei tõesta mingit vastutust. See ei kinnita midagi. Aga see on ohtlik. See on ohtlik, sest sellest saab narratiivne infrastruktuur, eks? Ja see, kuidas see kõigis neis asjades töötab, on see, et rahvusvahelised õigusalased organisatsioonid, vabaühendused, ajakirjanikud, aktivistid, nad kõik tsiteerivad üksteist selles omavahelises ringis. Nii et ÜRO raportit tsiteerib vabaühendust tsiteerib ajalehte tsiteerib kohtuasja osaline, kohtuasja osalist tsiteerib poliitik. Ja see jätab mulje sõltumatust kinnitamisest. Tegelikult on tegemist sama väitega, mida taaskasutatakse 5 erinevas institutsioonis. Kas see muudab automaatselt midagi rahvusvahelises kriminaalkohtus või rahvusvahelises kohtus? Ei, aga see tekitab poliitilisi ja tõenduslikke takistusi. Muide, kõik peaksid internetist vaatama seda videot, kus raporti koostanud isik tegelikult ütles, et ta ei kontrollinud ühtegi süüdistust. Ta ei vaadanud ühtegi tõendit. Ja sa, isegi kui talle pakuti tõendeid, keeldus ta neid vaatamast. See on tõesti kummaline olukord. Ma pole kunagi midagi sellist näinud, kus nad lihtsalt avalikult tunnistavad, et kõik on täielikult välja mõeldud. Aga jah, vaata, üldiselt on see tõsine probleem, see ökosüsteem, millest me rääkisime, eks. Nii et tead, selleks ajaks, kui see avalikkuseni jõuab, jätab see tõesti mulje, nagu oleks tegu sõltumatute allikatega. Aga tegelikult pole see üldse nii. Ja see on eriti ohtlik, ma arvan, selles, ma ei ole seksuaalvägivalla süüdistuste ekspert, aga ma tean palju antisemitismist. Ja ma tean, et siin on see eriti ohtlik. Vaata, need on ühed kõige ässitavamad väited, mida üldse ette kujutada annab. Ja nagu paljud ajaloolised väited antisemitismi kohta, on need mõeldud selleks, et mööda minna mõistusest ja automaatselt vallandada vastikust ja viha. Sellepärast keskendusid vanad antisemiitlikud laimud nii sageli seksuaalsele kõlvatusele, laste väärkohtlemisele, mürgitamisele või armulaua osakese teotamisele, eks. Varjatud vandenõu, kõik see kraam. Vorm muutub, aga funktsioon jääb samaks. See püüab panna sind küsimusi esitamata otse vastikust ja viha tundma. Loomulikult ja neid süüdistusi tuleks uurida, kuid Iisraeli ei tohiks mingil juhul allutada madalamale tõendamisstandardile, nii nagu ÜRO seda teeb. Tuleb ka mainida, kuigi ma arvan, et paljud inimesed juba teavad seda, et Christophi artikkel avaldati, kui ma ei eksi, eelmisel õhtul või päeval enne väga tõsist ja tõenditel põhinevat raportit Hamasi seksuaalvägivallast 7. oktoobril. Ja nii ongi olnud, see on olnud äärmiselt tõhus tähelepanu kõrvale juhtimisel sellest ning loonud kahetsusväärseid olukordi. Ma isegi ei nimetaks seda moraalseks võrdsustamiseks, vaid pigem ebamoraalseks võrdsustamiseks, millest me peame kuidagi järgmiste aastate jooksul lahti saama. Nii et jah. Ma tahtsin lihtsalt öelda, tead, üks asi, mis meie aktsionäridele väga huvi pakub, on see ajakava. New York Timesi esindaja sõnul ei olnud nad teadlikud, et raport ilmub, ega ka sellest, et see ilmub just sel päeval ning et ajastus ei omanud mingit mõju. Ma ütlen teile, et olen seda teiste uudisteagentuuridega üle kontrollinud ja olen näinud dokumenteeritud embargo all olevat raportit,
mille Iisrael neile andis ning teavitas neid ajakavast, millal see avaldatakse. On hämmastav mõelda, et minul oli embargo all olev raport ja ma teadsin täpselt, millal see avaldatakse, aga New York Times ei teadnud. Väga tore. Me tahaksime neid dokumente samuti näha. Teie väite kohta, selle vale arusaama kohta, et kõik need erinevad allikad on iseseisvalt kinnitatud, eks? Tekitatakse suur kajaefekt, kus näib, nagu toimuks palju sõltumatut uurimistööd. Kas sellel on lõpuks ka juriidiline mõju? Kui sa lähed näiteks siseriiklikku kohtusse, kas ÜRO raportil on sinu või sinu vastu esitatud argumentide puhul mingit kaalu? No Lühike vastus on, et ei peaks. tead, New Yorgi kodanikuõiguste agentuur ei saa öelda, et ÜRO kritiseeris Iisraeli. Seega võib New Yorgi ettevõte boikoteerida Iisraeli kaupu, eks. See pole kindlasti see, kuidas kodanikuõiguste seadus toimib. Kui sa pead kuidagi näitama mingit ainulaadset või pahatahtlikku eelarvamust nende asjade suhtes, siis see, et sellised raportid maailmas eksisteerivad, võiks justkui viidata sellele, et see on faktipõhine või objektiivsemalt motiveeritud samm. Jällegi, see ei loeks. Sul võivad olla väga head põhjused kellegi rahvusliku päritolu vihkamiseks, aga sa ei tohi neid selle põhjal diskrimineerida, eks. Sa ei saa minna inimese juurde ja öelda, ma arvan, et meil on Hiinaga kohutavalt ebaõiglased kaubandustavad ja seetõttu hakkan ma sind diskrimineerima, sest sa oled hiinlane. Sa ei saa minna inimese juurde ja öelda, ma vihkan Vladimiri Putinit, ta poleks tohtinud Ukrainasse tungida ja siis diskrimineerida kedagi nende rahvusliku päritolu tõttu, sest nad on venelased. Samamoodi ei saa sa öelda, ma vihkan Iisraeli selle või teise asja pärast või mulle ei meeldi, et ta on Netanyahu ja siis hakata kedagi diskrimineerima sellepärast, et ta on iisraellane või juut. Jällegi, kui võtta näiteks New York Timesi, siis ettevõtte juhtimine ei tähenda seda, et kui ÜRO avaldas raporti, siis Timesi juhatusel ei olnud kohustust riske jälgida. Sellel ei ole tegelikku seost usalduskohustusega. Nüüd muidugi sul on õigus. See on osa faktilisest taustast. See võib selgitada, miks need süüdistused ringlesid, kuid see ei vabasta kuidagi diskrimineerivast käitumisest. Ja taas, kui nüüd Timesi juurde tagasi tulla, siis see ei vasta küsimusele, kas ettevõte järgis oma enda standardeid. Nii et sinu küsimusele, tead, see raport teeb meie mured, ma arvan, hoopis pakilisemaks, mitte vähem pakiliseks. Sest see näitab, kui kiiresti sellised naeruväärsed, kontrollimata ja nõrgad süüdistused võivad muutuda väga ametlikult kõlavateks ülemaailmseteks uudisnarratiivideks. Ja just sellepärast vajavad institutsiooni protsesse, standardeid ja lõpuks ka vastutust. Okei, see oleks tugev koht lõpetamiseks, aga mul on veel üks asi, mida tahan sinuga arutada, mille sa minu meelest tõstatasid vahetult enne saadet. Sa mainisid, et sulle anti luba esitada laimukaebus Francesca Albanese vastu. Ja ma tahan sulle anda lihtsalt minuti või 2, ma tean, et sa oled selle üle väga õnnelik. Ma tahan lihtsalt anda sulle ja sinu superstaari tiimile koos härra Epsteiniga minuti või 2 ja teistele sarnastele. Aga palun anna meile selle kohta minut või 2 taustainfot ja proovi seda ühendada mõne teemaga, millest me täna oleme rääkinud. Taustainfo selle juhtumi kohta. Me esitasime Colorado osariigis föderaalse kohtuasja Iisraeli kogukondade kristlike sõprade ja kristlased Iisraeli eestnimel Francesca Albanese vastu, kes on sõltuvalt kellelt küsida, kas praegune või endine ÜRO eriraportöör Palestiina alade küsimuses, keda süüdistatakse laimus, ärilise laimu ja õigusvastase sekkumise eest. Sest ta süüdistas avalikult meie kristlikke sõpru, kes on lihtsalt Iisraeli toetavad kristlikud heategevusorganisatsioonid, kaasosaluses väga tõsistes rahvusvahelistes kuritegudes, sealhulgas genotsiidis, apartheidis, sõjakuritegudes ja inimsusvastastes kuritegudes. Ta sihtis taas neid Ameerika kristlikke heategevusorganisatsioone ja kujutas nende täiesti seaduslikku, heategevuslikku ja usulist toetust Iisraeli kogukondadele ekslikult kui osalemist kriminaalses tegevuses. Ja taas, see on väga oluline juhtum. See paneb proovile, kas ÜRO-ga seotud isik võib lihtsalt kasutada oma ametikoha prestiiži, et anda Ameerika eraorganisatsioonide vastu esitatud laimavatele süüdistustele näilist legitiimsust ja seejärel püüda vastutusest kõrvale hiilida, viidates diplomaatilisele või funktsionaalsele puutumatusele. Kohus on sellele küsimusele juba keskendunud. Tegelikult andis magistraadikohtunik jaanuaris korralduse esitada täiendavad seisukohad selle kohta, kas ÜRO funktsionaalne puutumatus üldse hõlmab kohtudokumentide kättetoimetamist ja millist standardit rakendatakse, kui hagejad väidavad, et käitumine jäi ametliku mandaadi piiridest välja. Mida meie ka väidame, eks. Nii et see juhtum puudutab taas vastutust laimavate õiguslike rünnakute eest.
Ta ei kritiseerinud lihtsalt Iisraeli, eks? Ta kasutas oma ametikoha või endise ametikoha autoriteeti, et süüdistada neid heategevusorganisatsioone selles, et nad on konkreetsetes kuritegudes kaasosalised. Need ei ole liialdused. Need ei ole nagu poliitilised solvangud. Need on süüdistused ja neil oli mõju meie klientidele. Need põhjustasid tõelist maine- ja majanduslikku kahju. Tegelikult teatas ÜRO meile just sel nädalal, et nad kavatsevad tema nimel sekkuda. Ja taas oleks nende oodatav argument see, et teate küll, Albanese oli missioonil ekspert ja seetõttu on tal funktsionaalne immuniteet ja nii edasi. See on nende argumendi kõige tugevam versioon. Teate, ÜRO privileegide ja immuniteetide konventsioon kaitseb missioonil olevaid eksperte ametlike toimingute puhul, sealhulgas teatud sõnu, mis on missiooni käigus öeldud või kirjutatud. Aga võtmesõna siin on funktsionaalne. Ja funktsionaalne immuniteet, see ei ole isiklik immuniteet, see ei ole diplomaatiline immuniteet, see ei ole luba laimata eraheategevusorganisatsioone. Nii et meie vastus saab taas olema väga lihtne. Ma ütlen selle lihtsalt välja, pole midagi varjata. ÜRO saab kaitsta ametlikku ÜRO tööd. See ei muuda tema isiklikku poliitilist kampaaniat, laimavaid rünnakuid, hirmutamist ega õigusvastast sekkumist Ameerika eraorganisatsioonide vastu puutumatuks tegevuseks, lihtsalt sellepärast, et ta paneb oma nime kõrvale ÜRO tiitli. Nii et sa tahtsid kõik need asjad kenasti kokku siduda. Park Slope, New York Times, ÜRO must nimekiri ja see juhtum. Kuidas sa teeksid seda vaid paari lausega? Üldiselt, kui sa peaksid kõigele, mida me teeme, andma läbiva joone, siis see, mida me teeme, ei ole seotud tsensuuriga. See on seotud vastutusega. Kui süüdistus on tõsi, peaks igaüks suutma oma väiteid põhjendada. Kui boikott on seaduslik, peaks ülistu suutma seda kaitsta New Yorgi seaduste alusel. Kui mõjukad institutsioonid, sealhulgas ÜRO, levitavad või rakendavad Iisraeli vastaseid laimusid ilma järgimata reegleid, mis kehtivad kõigile teistele, siis on juudi kogukonnal samuti õigus seadust kasutada, olgu selleks siis New York Times, Francesca Albanese või ÜRO ise. Me jätkame teiega suhtlemist. Ja see, et olete neid väljakutseid tõsiselt võtnud ja proovinud uuendusi teha, on inspiratsiooniallikas. Teie ja pean ütlema ka teised organisatsioonid. Ja hindan alati võimalust vestelda. Palju edu! Aitäh, et mind kutsusite! Aitäh!